Tšauki! Täna ma otsustasin, et ma teen teile aasta lemmikud. Alustame juustest. Ja mu aasta lemmikuteks on Dove šampoonid. Eelmine aasta olid need kuldsed. See aasta on tegelikult mu lemmikud ka need kuldsed. Aga point on selles, et ma tahtsin vaheldust ja ütlen, et need eriti head ei ole. Proovige neid kuldsed, need sinised Dove'id ei ole head, aga see toode, aga üldse need tooted on head. Ehk siis Dove Advanced Hair Series. Need on head, need mulle meeldivad. Need on, tegelikult need sinised jätavad mu meelest juuksed väga rasvaseks. Aga ikkagi, need kuldsed on kõige paremad nendest. Siis mul, ehk siis Dove šampoon ja balsam tahtsin öelda. Nii, järgmisena on juukseõli, mis on minu lemmik ja see on Tresemmé. See on mul juba 4. pudel. See on ülihea juukseõli. Kohe näha, et ma pole eile seda juustesse pannud, kui ma duši all käisin. Ja mu juuksed näevad välja nagu, ma ei tea, mis asjad, aga ma panen seda iga kord, kui ma oma juuksed pesen, panen seda iga kord juustesse. Üüberhea, lihtsalt põrratu toode. Siis on mul juuksmask ja see on L'Oreal Elvital X. See on lihtsalt siis, see teeb juuksed pehmeks. Ma kasutan seda, pesen oma juuksed šampooniga ja siis ma panen balsami asemel seda pähe, hoian 5 minutit peas, pesen maha ja wow, peale seda on juuksed super. Kuuma soojus juustele või niimoodi, kui sa teed lokke ja niimoodi, tasub kasutada kuuma soojust, eriti kui sa kasvatad juukseid ja see on selline, ehk see on got to be ja see mulle lihtsalt meeldib. Eriti siis, kui ma sirgendan oma juuksed ja seda juustesse lämban, siis see jätab juuksed nii siidiseks. Siis järgmisena on keha ja kehast mul on Dove'i kehakreem. Selle ma lihtsalt ostsin, mõtlesin, mul ei ole kehakreemi, ma lihtsalt ostan selle ja see on Dove Silky. See on tõesti hea. Nagu näha, seda on ikka megalt kasutatud. See lõhn on niisugune tavaline, aga see imendub kehasse super kiiresti ja super hästi ja jätab keha pehmeks. See mulle meeldib õudselt. Siis mul on Garnieri näokreem. Need mulle meeldivad. Ja see on olnud Garnier Moisture Plus Soft Normal Skin. Ja lõhnab nagu kurk ja see on juba peaaegu tühi. Ja siis mulle meeldib selle Garnieri see roheline purgike ka. Siis mul on see aasta, ma alustasin vales järjekorras, aga mis siis? Siis mulle see aasta on meeldinud näokoorimiskreem ja see on Formula One oma. See on tõeliselt hea, see on niisugune roosakas. Vau, nüüd tuli liiga palju. See on niisugune roosa plöga. Ja sellel on niisugused mõnusad graanulid siin, kui on näha. See tõesti lihtsalt, kui näkku paned, siis see tõesti puhastab selle näo ära. Ma kasutan seda iga kord, kui ma duši all olen, kuna miks mitte. See on ja lõhnab nagu kreip ja kreipid mulle meeldivad ja see on hea. Kuna ma olen juba vana inimene, nii nimetatud, siis järgmisena on mul silmaümbruskreem ja see on Nivea Q10 plus anti-wrinkle. Silmaümbruskreemi ma kasutan sellepärast, et siis liugleb concealer paremini pärast silma alla. Ja no igapäevaselt ma tegelikult kasutan, loodetavasti siin pole siis nii palju need kortse. Aga silmaümbruskreemi tasub hakata kasutama, kui sa oled juba vähemalt 20, isegi nooremana veits. Et siis ei tuleks neid. Võt. Aga see on mulle meeldinud. Mul on muidugi ultimate favorite kätekreem, mida ma olen vist igal aastal oma aastavideos näidanud. Ja see on loomulikult tänu mu sõbrannale, kes mulle selle kinkis kunagi 3 aastat tagasi, 2 aastat tagasi. Nivea Cream.
Seda võib panna kätele, jalgadele, kehale, näole ma olen isegi korra seda kasutanud. Ütleme niimoodi, et ta ei imendu nii hästi, aga mulle meeldib just sellepärast, ma kasutan seda kätele, kuna talvel mul lähevad käed hästi karedaks ja hästi punaseks ja hakkavad pärast kipitama niimoodi. Aga ma panen seda ja mitte midagi. Kõik mõnus, super. See on juba teine purk. Parim osa tulemas. Ehk meigid. Ja nüüd põhjana ma kasutan tavaliselt L'Oreal Studio Secret Professional primerit ja ma tean, see on juba otsas ja ma tean, et seda enam ei müüda, vähemalt Soomes mitte, ma ei ole Eestis L'Oreali ja ma muid pole kasutanud, aga kuna see on olnud mu aasta lemmik, siis ma panin selle oma aasta lemmikusse, sest muid ma pole veel proovinud. Aga see on üüber ja siin päriselt meid püsib kauem peal, kui sa seda paned alla. Põhi ehk jumestuskreemid. Tegelikult oli mu aasta lemmikuks Max Factor Whipped Cream Foundation, aga seda ka ei müüda Soomes enam. Ja mõtlesin, et okei, kuna seda ei müüda, siis järgmine parim on L'Oreali True Match. Aga ainukene, mis mulle selle juures ei meeldi, ta on liiga vedel. Ta võiks olla tsipapaksem, aga muidu jumala hea. Ja ma pidin need kaks lihtsalt mainima ära, et need on mulle miku. Eelmine aasta ma näitasin peetekreemiks Rimmeli oma. Mõtlesin, ma toon tänavu aasta ka selle, sest et seda ma olen enne NYX-i kasutanud. Aga ma mõtlesin, et tegelikult mulle hakkas meeldima see NYX rohkem. Ja siis see ongi NYX Above and Beyond Full Coverage Concealer. See on tõesti hea, sest see peidab päriselt kõik ära, mis on vaja. See mulle meeldib. Ja selle nimi on Light, aga see mulle lihtsalt meeldib. Ma kannan selle tavaliselt pintsliga silma alla ja siis blendin selle Beauty Blenderiga laiali ja voila! Kulmudes mu lemmikud on olnud, aasta lemmik oli vahepeal see Anastasia Beverly Hills Deep Brow Pomade värvis šokolaad. See on mul täna kulmudes. Kulme ma veel nendega ei oska teha, aga mulle meeldivad need tooted miskipärast. See näeb välja siukene, tume. See mulle meeldis, kuni sattusin tellima odavama versiooni, mis on täpselt sama kui see. Ehk see on see NYX Tame and Frame värvis brünette ja võin öelda, et see on 3 korda. Tegelikult see püsib paremini peal, see NYX kui Anastasia, aga mõlemad on sama head. See on 3 korda odavam, Anastasia maksab mingi 60 € ja see maksab mingi 10 €. Nii et jah. Ja nagu näha, siis see on palju tegelikult nad tunduvad, et see on palju väiksem niimoodi vaadates. Ja NYX, kohe näed, NYXi on kasutatud ikka megalt. Puudritesse. Mu lemmik on, selle aasta lemmik on olnud, 2016 aasta lemmik on olnud kivipuuder Rimmel Stay Matte. See on päriselt hea. Ainukene, mis mulle selle juures ei meeldi, on see lõhn. See lõhnab nagu mingi lõhnaõli. See mulle meeldib see kivipuuder. Ja Translucent Powderist, ehk siis loose powderist, ma ei tea sellele ikka veel eestikeelset sõna, vahet ei ole, on NYX Set It Don't Fret It. Nii et tasub proovida. Ma tean, et Tallinnas Viru keskuses on NYX. Ja siis on järgmisena Laovärvi primer. Eelmine aasta oli sama. Mul muud ei ole ja see on ikka veel see MAC Prep and Prime 24H. See on lihtsalt võrratu primer. Ma olen isegi ujulas sellega see primer peal olnud niimoodi, et laovärvid on ka peale jäänud. Ja võin öelda, et püsib terve päev. Ja võin öelda nüüd, mul on kogemata juhtunud, et mul on see primer olnud peal ja laovärvid jäänud päriselt 24 tunniks peale ja võin öelda, et püsib ikkagi peal. Nii et ja ma arvan, et ma saan sellega see aasta veel hakkama. Ma ei kavatse osta enne muud, kui see on otsas, sest see on super toode. Nii, kuna oli Laovärvi primer, siis võtame aasta lemmik 2016 on
mis see on? See on see šokolaadipalett Makeup Revolutionilt. Eelmine aastal mul oli Makeup Revolutioni Iconic 3. See aasta on mul see šokolaadipalett ja nagu näha, seda on ikka megalt kasutatud. See on lihtsalt üüber. Ma ei või, see on lihtsalt võrratu palett. Igapäevaseks kasutamiseks, peole minnes, whatever. See on koopia Too Faced'i šokolaadipaletist. See ei lõhna šokolaadi järgi, Too Faced peaks lõhnama, mul ei ole Too Faced'i. Meil ei ole Soomes Sephorat, nii et whatever. Kuna mul paremat kontuurimispalette ei ole ja ma ei taha neid suuri kontuurimispalette, kuna seal on need highlightereid ja ma tean, et ma kasutaks sealt ainult ühte värvi. Tegelikult võiks osta ainult ühe. Ja mul on nüüd see Honolulu V7 bronzer ja seda ma kasutan kontuurimiseks. See on enam-vähem sama kui see Benefiti Hoola bronzer ja see on hea kontuurimiseks. Mulle meeldib see. Ja siis järgmisena bronzerina on Essence Mosaic Compact. Powder ütleb siin, aga tegelikult see on bronzer, vähemalt minu meelest. Ja selle, kui ma teen kontuuri sellega, siis ma blendin sellega põhimõtteliselt. Ja see on 3 €. Ja ma tean, et Eestis müüakse Essence'it Järve keskuses. Järve Selveris, mitte keskuses, nii et. Ja põsepunaks on 2 tükki, sest ma ei osanud valida kumb. Ja ma valisin esimeseks Milani. Ma tean, ma sain selle alles sügisel, aga peale seda ma pole muud põsepuna kasutanud kui seda Milanit. See on Love Potion. See on lihtsalt siis võtetud teha swatche, kuna see on aasta lemmik, aga näe, swatch on siukene. See on lihtsalt võrratu. The Balm Instain Fall for this Blush. Ja see on ploomi värv. Ja kus juures, nagu näha, seda pole nagu eriti kasutatud. Tegelikult on, see on mul teiseks lemmik, nii et seepärast ma ei osanud valida. Ja üks hea pool on sellele, et sellel on peegel kaasas näiteks. Ja see on hea pool see, et see mahub igale poole meigikotti. Sellepärast tavaliselt on mul reisi põsepunaks, mis mul on olnud. Mul ei olegi kui 2 The Balmi highlighterit ja see põsepuna. The Balmi rohkem nagu ei ole. No ja highlighteritest. Tegelikult mulle meeldib. Ma mõtlesin, ma toon videosse Cindy Lumenizeri ja Mary Lumenizeri, sellepärast, et seda ma olen talvel kõige rohkem kasutanud. Aga suvel ma kasutasin Cindy Lumenizerit, ehk siis The Balmi Mary Lumenizer. Ja suvel ma kasutasin Cindy Lumenizerit. Cindy oma mulle meeldis rohkem. Mulle meeldivad roosakamad toonis highlighterid tegelikult rohkem. Aga muidugi kõige top to the roof aasta highlighterid on see ehk Sleek Makeupi oma highlight palette Solstice. Ja no see video, kus ma seda demosin, te nägite. Minge vaadake, see on mu suve Summer Haul video. See on lihtsalt siis üüber hea highlighter. Kes tahab ikka, et highlighter on ikka highlighter, niimoodi, siis see. Ripsmedušidest aasta lemmik on ikka ja see sama. Ehk siis Essence'i Last Princess False Last Effect. Ma lihtsalt ütlen, et mu mugi rutiinis, mu Get Ready With Me videos nägite seda maskarat. Ja täna mul on hoopis teine maskara, ütlen niimoodi, et mul loll olin, et panin teise maskara, sellepärast, et see on 100 miljonit korda parem. Ja ma ei kavatsegi enam vist muud maskarat osta kui seda ja see on ainult 4 €. Kui sul on lühikesed ripsmed ja ei ole nagu ripsmed nii nimetatud. Kasuta seda, pane seda 2 kihti ja su ripsmed näevad välja, nagu sa oleksid pannud fake ripsmed endale pähe. Ma päriselt,
siis halleluuja, ütlen mina selle rüpsrussi kohta. Kuna suve ma tellisin ühe ja ma pidin neid juurde saama, nendesse ma lihtsalt nii ära armusin. Ei ole niks, vaid on. Kindlasti juba teate, kes mu videosid on jälginud, teab, et ma vist muid huulepulki ei kasutagi. Ja need on, tadaa, nendest ma tegin isegi lipstick tagi. Wow. Need on super head, need kuivavad kiiresti matiks, need ei jäta põse huulte peale. Mul on praegugi 2 erinevat huule peal. Kõik pole, ta ei jäta. Sa võid musitama nendega minna ja see ei jäta ühtegi jälge ja see kuivab jube kiiresti ja püsib kaua peal. Ainult siis, kui sa sööd, siis ta ei püsi nii hästi selles mõttes. Aga ta jätab ikkagi sulle siia huulepulga. Nii et paned lihtsalt uue kihi peale ja see püsib päriselt terve päev. Küüntelakidest mul on Opia küünelakid mu lemmikud. Ja järgmisteks on siis Hologram, Funliqueur ja Holosphere. Need küünelakid. Muud lemmikud, ehk siis mida ma nagu meikimise juures kõige rohkem kasutan, on loomulikult. Ja et ma meigi eemaldada saan, on see. See on Makeup Eraser, maksab 20 €. Minu meelest ilus müüakse ka seda ka kuskil netilehel. See on lihtsalt sooja veega selle märjaks ja meik on läinud, kui sa teda oled pühkinud ära. Ja viimane, mis mulle tegelikult ka meeldib, on Color Switch karbike. Ja see on see, et näiteks kui sa tahad kaepintsliga puhastada oma laovärvi ära, siis pööritad siin seda pintslit ja läbi. See aasta lemmikud on filmitud ja kõikidele neile, kes nüüd peale seda videot veel ütlevad, et ma pole kedagi oma videos maininud. Neile teadmiseks. Jah, ma ei ole maininud teid. Kuna ma ei näe vajadust oma videos, eriti siukses videos, mainida kedagi, siis oma videos praegu ma ei maini ühtegi inimest, sellepärast, et mul on pooled videod ette filmitud. Mul on pooled videod filmitud niimoodi, niinimetatud jah ette ja mul on niimoodi, et ma lihtsalt otsustasin, ma hakkan filmima ja kuna ma olen terve see aasta filminud oma videosid telefoniga, ja kuna ma filmin oma telefoniga, siis mina peast ei mäleta, keda ma pean mainima ja ma peaksin seda telefoniga vaatama, aga ma ei kirjuta siukseid asju endale paberi peale üles. Come on, me elame netiajastus, peaks vaatama nagu netist või telefonist, et kes mida mainivad. Nii et sellepärast ma pole kedagi praegu maininud, kuna ma filmin oma videosid telefoniga. Ja ma tõesti väga vabandan, et ma pole kedagi oma videotes maininud, aga põhjus ongi sellepärast, et ma filmin oma videosid telefoniga. Likeige seda videot, kui teile meeldis see, sellepärast et ja ma tahan järgmise aasta veebruariks saada 500 subscriberit täis, päriselt tahan. Nii et vaatame, kas saame. No muidugi, kui ei saa, siis ei saa, aga ma nii tahaks 500 subscriberit täis saada, sest minest tea, mis siis juhtuma hakkab. Tänan, et te seda videot vaatasite. Head uut aastat kõigile ja näeme mu järgmises videos, kus ma teen midagi huvitavat. Tänan, et vaatasite ja näeme mu järgmises videos. Tšau!